Nii, me käisime siis eelmine nädal Portugalis. Ja siin on siis projekti esimene päev. Esimesel päeval me siis tutvusime kooliga ja tegime siis, me saime igaüks koti ja siis me saime seda disainida enda moodi siis, või isiksustasime nendele ja siin on siis näha ühe õpilase tehtud. Siis me õppisime ka kohalikke tantse. Meil oli üks tantsutöötuba, kus me olime kõik ringis ja saime tantsida. Siis meil oli ka paadisõit. Me saime ühel jõe peal siis koos giidiga paadis. Ta siis tegi meile nagu tutvustuse, et mis seal linnas on ja me nägime erinevaid ehitisi ja asju. Teisel päeval me siis avastasime Aveirot. Päev algas meil siis koolis, kus meil oli vaimse tervise töötuba ja samuti tegime ka erinevaid rollimänge vaimse tervise teemadel. Peale seda oli meil kohtumine Aveiro linnapäevaga siis, ehk siis meie selle linnapäevaga, kus me siis olime. Ja samuti käisime ka erinevates kunstimuuseumites ja meile näidati ka kohalikke kirikuid. Nii, Nii, projekti kolmas päev. Me veetsime terve päeva Portos. Seal me tulime rongijaamast ära ja esimeseks peatuseks oli siis võib-olla, et siit on näha ka natukene. Oota, aga see näita. Seal kõige parempoolne pilt, me olime seal siis meie hommiku poole ning siis me läksime veinikeldrisse, täpsemalt portveinikeldr. Ja siis peale lõunasööki ning veinikeldri külastust me läksime siis Porto katedraali, kuhu oli väga pikk tee. Nii. Ja siis oli meil neljaspäev, tegime koolis lühifilme ja peale lühifilmide tegemist ja nende vaatamist siis läksime vaatama majakat ja peale majaka vaatamist saime minna veel muuseumitesse ja siis oli meil õhtul veel vaba aega, kus me saime veeta Portugali õpilastega. Jälle mina, projekti 5. päev, jällegi ühes kohas, me läksime hommikul siis bussiga Aveiros seal põhikooli ning seal alustasime hommikut, see peaks teistpidi olema, alustasime hommikut kevadiste kujutiste töötoaga, kus me siis tegime väiksed figuurid jätkusuutlikutest materjalidest, näiteks nagu papp. Ning siis oli meil väike paus, peale mida me siis läksime pillide töötuppa, kus me tegime ise pille ning peale seda me läksime õhtusele söömaajale, kus siis jäeti meiega siis hüvasti ning jah, saime süüa ka. Nii, aga siis pildid meie reisist, väga ägedad, veel pilte. No, jah, see on kõik. Ennast ülesande, siin tuleb veel neid reiseid. Mis te soovitaksite siis? Kindlasti osa võtta. See kogemus on vist seda 100 väärt. Mis poisid ütleb? Ja, täpselt sama. Et selles suhtes projekt katab suurem osa nagu nendest asjad, mitte suurem osa, vaid nagu 99% kuludest ära. Ning see panus, mida sina pead projekti ise panustama, on lihtsalt su aeg. Et see on väga väärt seda. Ja. Ma vaatan, te olete nagu kotiga emotsiooni ja sellist positiivsust ka toonud. Muidugi.